Tere fašismi maigulist puhkepäeva, kõik minu lõustraamatussõbrad ja tuttavad. Tere aparteidilõhnalist laupäeva, tuli vesi taevas ja maa. Tere uue ajastu genotsiidi, kosmose galaktika. Tere ilust laupäeva, ma loodan, et see päev on kuivõrd niivõrd kõikidel ilus, kuigi jah, väga paljudele pole enam mingit vahet, kas on laupäev, pühapäev. Kõik päevad on ühtpidi hirmsad. Aga täna olen ma siis järjekordselt Acapulco Vaikse ookeani rannikul ühes väga võimsas energiaväljaga kohas, kus saavad kokku vesi, taevas ja maa, kus on meeletu energia. Ma käin siin seda ammutamas juba pikki aastaid, üle 10 aasta olen selle koha pealt saanud meeletud laengut otse kosmosest ja galaktikast, kes ei usu, tulge kohale, saate tunda. Mida ma tahan öelda? Ma tahan öelda seda, et sel ajal, kui ma käisin esiisade maal Baltikumis, siis ma sain kinnitust, et globalistide meedia valetab ja veel kord valetab. Kõik, mis nad rääkisid Mehhikost, Acapulcost, oli üdini vale. Meil ei ole siin mitte mingisugust õleviirust, meil on siin mingisugused reeglid, nagu aasta algul olid, aga sõjavägi ja politsei absoluutselt ei terroriseeri inimesi. Kõik on lõbusad, kõik ujuvad, kõik päevitavad, kõik puhkavad. Mehhiko elu käib vanas rütmis edasi. Globalistide meedia valetas järjekordselt 5 kuu jooksul. Ma lugesin, mul jooksid kõrvad juba sitavett vahepeal, aga jah, tõesti, mitte midagi ei ole siin muutunud. Ja siis, mis ma tahan öelda, veebruaris ma tegin ühe ülekande ühest teisest Acapulco rannast, kus ma ütlesin, et andke ainult politseile võimalus. Ta hakkab teid peedistama, terroriseerima, ruineerima. Nüüd pole enam mingit vahet psühhoterror emadele, kes on väikestel lastega. Te näete, mis toimub Eestis. Puhas fašismi ilming. Fašism, aparteid, genotsiid, kõik käsikäes. Miks genotsiid? Seda saate teada kusagil poole aasta pärast. Ja mis ma tahan öelda? Valmistuge sõjaliseks koonduslaagriks. Sõjaline koonduslaager on tulemas, komandandi tund. Põhjused nad leiavad, neid juba antakse niimoodi riburada pidi ette. Nendest me hakka eraldi rääkima. Eesti üks preili sai patsiendiga kokku, USA patsiendiga istusid seal kusagil koridoris mingi tooli peal, hoidsid teineteise põlvedes kinni. Ma ei tea, mille jaoks selline rituaal oli, aga kõik, kes on patsiendiga kokku saanud, nende riikide olukord on ääretult halvaks läinud sõjalise režiimi peale. Ja samuti vaatasin, et üks Eesti massoon sai Läti massooniga kokku, 2 kõrgemad pead, Läti, Eesti nii-öelda kõrgemad märgikandjad. Nii et siit on ainult tulemas sõjaline koonduslaager. Kui te ei usu, 2-3 nädala pärast räägime nendel teemadel uuesti, siis vaatame, kas mul oli õigus või ei olnud õigus. Aga siiamaani on kõik absoluutselt, mida ma olen rääkinud läbi 1,5 aasta, 3-kordselt rohkem veel täppi läinud. Ja uskugi inimesed, nüüd ei ole enam nalja. Nüüd on kas nii või teisiti, kas valge või must, et igaüks peab ise oma otsuse tegema. Sest aeg jookseb kokku ja Balti riigid on pilootprojektis kõiges selles sees. Ukrainas toimub praegust täpselt sama, Valgevenes ka vaikselt liigutakse sinnapoole. Ühesõnaga, praegu käib täielikult kõikide valdkondade põhja laskmine, sõjalise režiimi loomine, sest vastasel juhul nad ei saa oma missiooni täita. Seega, olge vaprad, võidelge hästi selget mõistust ja tehke ise omad otsused, sest uskuge, see on kõik alles algus. Lõppu ei tule kusagil enne, kui lõpetame ise või siis tuleb loogiline lõpp. Ja see oli täna minu sõnum siit Acapulcost Vaikse ookeani rannikult. Olge tugevad, terved, palju jõudu, jaksu, energiat. Kõige tähtsam positiivsust ja selget pead, selget mõistust. Ärge laske endaga eksperimenteerida. Kõike head, kuuleme jälle.